Tere kõikidele hamburi, lõvi, kaksikute ja kaalude tähtkujus sündinutele. See antud video on pühendatud teile ja teie energiatele perioodiks siis tänasest 21. novembrist 9 nädalaks kuni 28. novembrini. Ja selles videos ma räägin teile energiatest. Need on sellised energiat, millesse te saate ise otsustada. Kas te sisenete nendesse või te ei sisene? Kas te osalete nendes või mitte? Et vastavalt sellele on teil ka sündmused. Aga see energiatesse minek on teie enda otsustada. Ja see video on tehtud siis 4 tähemärgile. Kui te soovite nüüd pääseda kohe oma tähemärgi juurde, siis siin video all kirjelduses on ajakoodid. Vajutage ajakoodi juures olevale oma tähemärgi nimele ja pääsete kohe oma tähemärgi juurde. Ja esimeseks on mul hamburid. Hamburi tähtkuju. Hamburid. Mida räägivad teile kaardid? Millised energiat teid sellel nädalal saadavad? Üldiselt väga head energiat, väga tugevad energiat, väga sellised võimsad energiat. On mul selline tunnetus, et teil on jäänud kuskile midagi nagu toppama. Te olete kuskil, need teist, kes on siis kuskil mingisuguses valikus juba praegu või kellel tekib selline valik sellel nädalal. See valik on valdavalt seotud ressurssidega, teie eneseressurssidega, nagu teie tervis, füüsiline tervis, teie aeg, teie finantsid, teie materiaalsed väärtused, materiaalsed asjad, siis veel finantsid ma vist ütlesin, jah. Et vot nendega seoses on mingisugune nagu selline otsustamatus, mingisugune valik, mingisugune kas nii või naa. Ja suuremal määral on siin see, et kas tasub, kas on minu jaoks kasulik, kas see on rentaabel, kas nii või naa, kumma valin, kumma teen, kogu aeg selline ühelt jalalt teisele, no kas see või teine, no kogu aeg mingi selline nagu ei siia ega sinna, et kus teil see on, millises sfääris see teil on. Vot seal tuleks anda spurt ja edasi minna. Seal tuleks anda asjale liikumise energia. Kuidas seda teha? Kui te sellest otsustamatusest või valikust või kahtlusest või ei tea, kas ma ostan selle või ma ostan tolle, ei tea, kas ma kolin siia või ma kolin sinna maale, ei tea, kas ma lähen puhkama siia või ma lähen sinna. Ei tea, kas seda või teist, no võt kuidagi ei tea, võt kus teil on see situatsioon, siis mida teil oleks vaja teha, kui te ise ei suuda ennast sellest välja tõmmata. Oleks teil vaja koostada plaan. Te peate endale saama mingi konkreetse sihi silme ette. See on plaan, see on kuidagi nagu ära organiseerima, kuidagi nagu ära kavandama, planeerima, struktureerima kuidagi niimoodi, et mis see siht on teie jaoks. Kuhu te tahate jõuda, mida te sellega tahate saavutada, mis on see tulemus, mida teile vaja on. Ja kui te selle endale selgeks teete, siis lähevad teil asjad väga võimsalt liikuma. See tähendab, et on vaja nagu sihti, on vaja sihikindlust, on vaja nagu eesmärk peab olema selge. Kuhu, milleks, miks, mille jaoks. Et seda eesmärki on vaja. Kui te seda ei suuda nagu oma peas selgeks saada, siis võtke paber ja pliiats ja punkt haaval
kuni sinna tulemuseni välja. Ja te jõuate selle tulemuseni. Te jõuate selle resultaadini, mis on see õige, ja siis te tulete välja sellest lõputust ühelt jalalt teisele kekslemisest, kas see või teine, kas nii või naa, kas tasub või tasu. Et see siht on vaja selgeks saada, siht on vaja ära märkida ja punkthaaval kuni selle tulemuseni välja. Et väga võimsalt tõmbate ennast käima, liikuma on vaja saada, aitab sellest tammumisest nagu mingis küsimuses, mingis teemas, mingis vestluses, mingis kontaktis, mingis tegevuses ühe ja sama koha peal. Nagu merelaine, täna tahan nii, homme tahan naa, ei tea ikka, kas see sobib, ei tea, kas ma ajaliselt tasub, et kõik see, mis niimoodi on, et sealt tuleks nagu see eesmärk seada ja siis lähevad asjad käima. Üldiselt on see teie jaoks väga ressursne kuu, väga ressursne kuu, kui te sellest lõputust, kõhklusest, kahklusest välja tulete, et teid ootavad ees väga suured ressursid. Te saate mingisuguseid sellel nädalal, saate mingisuguseid maksimaalseid tulemusi, maksimaalseid resultaate, maksimaalseid kelle jaoks siis nagu, kellele siis tulemuste näol, kellele finantside näol väljamaksed, mingisugused müügid õnnestuvad, ostud õnnestuvad, finantstehingud, kõik selles on teil nagu maksimaalne tulemus näha. Et teie mingisugused tegevused, protsessid, projektid, need saavad kulminatsiooni ja väga nagu sellise kasuliku, väga sellise tulusa, igas mõttes tulemuse. Et siin on nagu kaardid konkreetselt näitavad, et mingisugune tegevus või mingisugune protsess, milles te osalete või osalesite, kas tegevussuhtlus, ükskõik mis, eks ole, et see jõuab kulminatsiooni ja maksimaalse tulemuseni, see lõpeb. Seal enam edasi minekut ei ole, see on teie jaoks tehtud, tulemus on käes ja saate kohe seda nagu käega ka katsuda. Tulemus saate kohe käega katsuda. See ei ole nagu emotsionaalselt niivõrd tajutav, kuivõrd tajutav nagu käega katsudes. Ehk siis kas midagi saab valmis, midagi saab müüdud, raha on käes, midagi saab ostetud, kaup on käes, et mingi selline nagu kulminatsioon toimub. Hästi positiivne, hästi hea. Teie reputatsioon on väga nagu selline reputatsiooni kasv, energia kasv. Hästi nagu tugev on see nädal. Et selline hea energialaeng. Reputatsioon on nagu selline teie enesehinnang ja kõik on nagu sellisel mõnusal kohal. Et hästi nagu positiivne. Soovitatav kaardid on, kui te teete neid mingisuguseid neid valikuid ja neid otsuseid ja neid kõiki asju, mida te siin teete, soovitatav on teil kasutada võib-olla, kui on võimalus mingisuguseid oma kogemusi. Te olete nagu tegelikult ja hästi tark. Te olete tegelikult hästi taiplik. Te olete tegelikult te olete kõige targem. Te olete see nädal kõige targem. Te olete ise endale väga hea teejuht. Ise endale olete väga hea teejuht. Te näitate endale seda õiget teed. Te teenite ise ennast oma mineviku kogemustega. Et väga hea selline kogemuste ja tarkuse kasutamine. Üldiselt, kui te tunnete see nädal, et te tahate natukene nagu eemalduda, et te tahate natuke nagu eralduda, iirduda, natukene nagu eneses olla, enese mõtetes, enese nagu sellises enese sisse vaatamises ka, et see on väga positiivne, see on väga hea, selles ei ole mitte midagi halba, selles ei ole mitte midagi negatiivset.
aga te kuidagi nagu oma mineviku kogemustega või siis kogemustega mida te isegi arvasite, et teil nagu ei ole, te ei tea. Aga kuskilt tulevad välja mingisugused kogemused teil. Mingisugused teadmised, oskused. Ja nad juhivad, nad juhendavad teid igasuguste valikute ja otsuste tegemisel, igasuguste tulemuste saavutamisel. Et selline nagu enese hääle kuulamine, enesesse tõmbumine, eemaldumine, irdumine, natukene nagu eraklik olek. See ei ole absoluutselt paha teile see nädal. Kindlasti mitte. Et ei. Aga teie nagu see tarkus, teie mõistmine, teie reputatsioon, teie au, teie nagu, teie kui indiviid, te olete nagu nii tark, nii kogenud see nädal, et väga sellised head, tugevad, väga nagu sellised lugupeetavad energiat on teil see nädal, et hästi nagu tore nädal on teil selles suhtes. Soovin teile ilusat nädalat. Lõvid. Lõvitäht kui just sündinud. Mida ootab teil see nädal ees? Huvitav nädal. Milleks see nädal teile hea on? Lennake oma fantaasiates. Lennake oma fantaasiates. Unistage. Fantaseerige. Elage natukene võib-olla isegi mingites illusioonides. See on kõiki teile hea. Miks on teile hea? Sellepärast, et universum annab teile see nädal sellise energia. Kui te unistate, kui te fantaseerite, kui te panete endale kohati isegi nagu roosad prillid ette oma unistustes, universum tahab neid soove täita teil. Maksimaalselt palju nagu mingisugust positiivi on teil, maksimaalselt palju on mingisugust rõõmu. Väga selline emotsionaalselt hästi selline positiivne, rõõmus, meeldiv olek, seisund, energia. See tabab teid see nädal väga tugevalt. Vahest on niimoodi, et tuleb öelda niimoodi, et kuule, et ole hea, et võta nüüd need roosad prillid eest ära, et vaata asja realistlikumalt ja nii edasi. Siis see nädal teile see reegel ei kehti. Universum lubab teil fantaseerida, lubab teil mõelda välja mingisuguseid lugusid, mis on nagu muinasjutulise lõpuga. Ja universum tahab neid lugusid teil täita. Universum annab teile selleks loa. On veel siin selline teema ka, et teil võivad tekkida mingisugused ideed seoses uue algusega. Nendesse ronida ei tasuks see nädal. Hästi palju võib olla mingisugust sellist spontaansust. Ma tahan ja teen. Vot nüüd tahan ja vot nüüd teen. Vot selline spontaanne energia. Tahan, teen, meeldib, teen, tahan, osalen, meeldib, osalen. Et selline nagu lööb nagu korraks nagu lõkkele ja siis hakkate kohe nagu tegema. Et selline spontaansus, selline ja just nagu kõik see on seotud mingi uue või uuendusega, et võt sellesse nagu minna ei tohiks, ei tasuks. Miks? Põhjus on lihtne, põlete ruttu läbi. Tõmbate nagu tiku ennast põlema ja kohe varsti on see tikk kustunud. Mõttetu energia raiskamine. Et pigem unistage, pigem olge illusioonides, pigem olge sellises unelmate maailmas, fantaseerige hästi palju, fantaseerige ilusaid lõppe igale poole endale, fantaseerige sõna otseses mõttes happy end'e,
et universum tahab teil neid täita, aga jätke kõik see uus, mis teie ellu tulla tahab või kus te ise, see on selline hästi spontaanne. See on selline, kusjuures ta nagu emotsionaalselt nagu ajab teid natuke nagu põlema, kiskuma, spontaanne, äkiline, tahan, meeldib ja see ja vot siis põletegi kohe tsak läbi, midagi sellest ei tule sellest mitte mingisugust jätku ega mitte midagi. Mõttetu aja raiskamine. Mida kaardid veel tahavad? Kaardid tahavad veel seda, kaardid soovitavad teile seda, et on teil olemas mingisugune situatsioon, olukord, kus teil on nagu mingisugused, tundub nagu olukord juba täiesti katastroof. Pea on mõtteid täis, hirmud on võib-olla, ei julge tegutseda, ei julge nagu ei siia ega sinnapoole. Et on nagu mingisugune aheldatus, on nagu mingisugune piiratus, on nagu mingisugune, siin võibki olla nagu hirm nagu teha esimene samm, astuda välja või liikuda mingis teatud situatsioonis. Et kas minna näiteks kas või esimesena kontakti kuskile või ükskõik, mis see teil ka ei oleks. Et see on seotud sellega, et põhimõtteliselt kaardid ütlevad niimoodi, te peaksite võtma endale mingisuguses situatsioonis, olukorras, teemas sellel nädalal vastutuse ja astuma julged sammud selles suunas. Aga see situatsioon on teil juba kestev, see ei ole mingi uus impulss, ei. See on mingisugune kestev situatsioon, kus te tunnete, et ma olen nagu seotud, ma olen nagu aheldatud, ma olen nagu tupikus, ma ei saa osaleda, ma ei saa liikuda, ma ei saa sõna sekka öelda, ma ei saa mitte midagi. Minust ei sõltu mitte midagi, ma ei saa mitte midagi. Vot seal, see tundub teile juba üsnagi katastroof. Üsnagi selline nagu raske situatsioon juba, vot seal on vaja võtta vastutus ja öelda, vot nüüd ma võtan vastutuse, nüüd ma teen, nüüd ma osalen, nüüd ma ütlen ja nii edasi, ja nii edasi. Samas soovituskaart ütleb siin ka seda, et kui te lähete nendesse uutesse algustesse asjadesse, et palun hoidke ennast nagu, ärge laske oma käsi jalgu käiku. Et ei ole vaja osaleda nendes uutes asjades, et vaadake siiapoole, vaatab kohe, ärge osalege, ärge minge sellesse. See lõpeb teile kas kuidagi nagu krahhina. Mõtlesin, et tõmbate tiku põlema, sama varsti kustub ära ja lõpeb teie jaoks ka siis nagu mingil määr krahhina. No krahh ei pea olema mingi globaalne krahh. Lihtsalt kukub teie nagu emotsionaalses mõttes kukub nagu kokku teile. Et sellistest asjadest tasuks ennast hoida, et pigem nagu olge sellises positiivses, illusioorses ja sellises unistavas seisundis. Jätke see uus see nädal, kus see ja teine. Et sulgege nagu silmad selle uue ees. Võt pange omal silmad kinni ja öelge nii, ma ei taha see nädal, ma ei taha näha, ma ei taha kuulda, ma ei taha osaleda, ma ei taha tegutseda kõiges selles, mis on uue algusega. Mis on, ja kus juures see uue algus tekib veel nagu selline emotsionaalse spontaansusega. Et aga ma olen see nädal selline inimene, kes võtab mingisuguses tupikseisus vastu mingisuguse vastutuse ja hakkab selles tegutsema, olema ja edasi minema. Et selline huvitav energia, aga üldiselt ootab teid mingisugune rõõm sellest, kui te astute välja, võtate mingisuguse vastutuse, hakkate osalema, hakkate tegelema, hakkate lahendama ja mida iganes ja siis ootab teid ees mingisugune taevalik rõõm selle eest. Et see ei ole mingi läbikukkumine, on vaja endal sidemed ära tõmmata, silme eest, käte küljest, kõik. Nüüd mul on vastutus, ma tegutsen, ma näen, ma vaatan tõele näkku, ma lähen ja osalen ja astun sammud ja teen.
et see oleks teile hästi positiivne. Soovin ilusat nädalat teile. Kaksikud. Kaksikute tähtkuju. Kaksikud. Materiaalne nädal on väga hea nädal, on materiaalne, mingisugune impulss, mingisugune pakkumine, mingisugune selline uue alguse teema. Väga hea materiaalne nädal on. Kui teil oli mingisugune koormatuse tunnetus, mingisugune ebastabiilsus, kus oli see, et kord nii ja kord naa, ei olnud nagu seda stabiilsust, ei olnud seda turvalisust, ei olnud seda kindluse tunnetust. Vot sinna teil tuleb see nädal see stabiilsus, turvalisus, kindluse tunnetus. Võib see olla seotud finantsidega vabalt. Võib see olla seotud mingisuguste materiaalsete asjadega vabalt. Kord pesumasin töötas, kord ei töötanud. Võib see olla seotud mingisuguste teie tervisega, füüsilise tervisega seotud teemadega. Jah, kord oli, et nagu oli koormav, oli raske, kord oli nii, kord oli naa. Nüüd see nädal on stabiilne selles suhtes. Ühesõnaga kõik, kus teil oli nagu sellised mingisugused kord nii, kord naa, kõikumised siia sinna, ei tundnud ennast turvaliselt, ei tundnud ennast nagu tugeval pinnasel, vot see nädal see teile tuleb. Et ka sellised olukorrad ja teemad, mis on seotud nagu mingisuguse koormatusega, et see võis ju teid tegelikult koormata pidevalt, nagu oli raske. Et see stabiliseerub siin. Väga head oleks minna teil see nädal mingisugustesse uutesse algustesse, mis on seotud just nagu ressurssidega. Need on uued ostud, müügid, need on uued töökohad, uued raha teenimise võimalused, uued pakkumised, uued ravivariandid. Kõik see uued töögraafikud ajalises mõttes või mingid muud graafikud, mis on ajaga seoses. Et kõik see, mis on nagu uue algusega, on teile nagu hästi positiivne. Tegelege sellega, osalege selles. Kui teil tuleb kuskilt nagu täiesti isegi võib-olla lambist mingisugune pakkumine, mingisugune uus mingisugune projekt, ma ei tea, mis iganes, võtame ta pakkumise nime all, siis see on teile väga hea. See on teile siduv, see on teile meeldiv, see on teile pikaks ajaks, see aheldab teid, aga positiivses mõttes ja see annab teile finantsstabiilsuse. Näiteks uus pakkumine, töökoht, uus projekt, uus raha teenimise võimalus. See kõik võtab ära teil mingisuguse finantsraske olukorra ja sellise ja annab teile stabiilsuse. Uus ravimeetod töötab väga hästi. See kaotab ära ka teilt mingisuguse sellise samamoodi koorma ja annab teile stabiilsuse. Uus töögraafik, uus ajagraafik, ükskõik mis on seotud uuega. Kui midagi pakutakse teile osta, midagi pakute teie müüa, et ühesõnaga kõik see, mis on nagu energeetiliselt seotud ressurssidega, see on nagu väga hea. Kui te nüüd kardategi, et kui tulevad mingid sellised teemad ja et tekib ka teil nagu mingisugune stabiilsus kaob ära, siis kuskilt midagi ei kao. Mis on sellel nädalal hästi oluline? Teie rõhk peaks olema sellel nädalal just nimelt ressurssidel. Just nimelt ressurssidel. Te peaksite kõrvale jätma täiesti emotsionaalsuse. Emotsioonid sellel nädalal teie jaoks ei tööta. Töötab materiaalne. Töötab raha, töötab aeg, töötab teie mingisugune tegevuste tulemuslikkus. Ühesõnaga, kui teil on valida see nädal kahe vahel,
kas ma lähen seda teed mööda, mis on emotsionaalne, mis on mulle rõõmu pakkuv, mis on mulle naudingut pakkuv, meeldib ja nii edasi, siis see nädal ütleb niimoodi, et tuleks arvestada materiaalse aspektiga, tuleks arvestada kasulikkusega, tuleks arvestada finantsidega, et ühesõnaga materiaalne peab olema see nädal kõrgemal kui emotsionaalne. Materiaalne või see emotsionaalne, see on see, kui te olete nagu merelaine. Et kord on, võt need emotsioonid kõiguvad üles alla kogu aeg. Võt see oleks väga negatiivne. Üldse negatiivne on selline. Et kui teil ongi mingisugused emotsioonide kõikumised, siis te saate nad stabiliseerida see nädal. Aga üldiselt, kui te lähete emotsioonide aja otsas see nädal ja ei lähtu materiaalsest, ei lähtu nagu majanduslikust, ei lähtu ressurssidest, siis see emotsionaalne teema muutub teie jaoks liiga koormavaks ja see ei vii teid mitte kuskil, sealt ei tule resultaat, ühesõnaga emotsioon on suur, emotsioon tekib suur, ma tahan, mulle meeldib ja nii edasi, aga tulemus sellega lõpeb ka samas ära. Sealt ei ole nagu mitte midagi, et siin on väga on vaja pöörata see nädal rõhk nagu ratsionaalsele, mitte emotsionaalsele, et kui te olete mingi sellise valiku ees, kas ühtepidi või teistpidi, kas tunded, emotsioonid, tahtmised, soovid või kasulikkus ja majanduslikkus ja selline, siis tuleb valida see teine variant. Soovin teile ilusat nädalat. Kaalude tähtkujus sündinud. Huvitav on see nädal, selline huvitav nädal, mis on väga paljudele nagu keelab just emotsionaalset kaasaminekut. Et see nädal on selline nädal, mis tahab väga palju sellist ratsionalismi ja kaalutetust ja pigem nagu muud sfääri kui emotsioone. Aga teile tuleb palju emotsioone see nädal. Tõesti tuleb palju, väga palju. Aga siin on nüüd väga huvitav aspekt on. Kaks energiat ja mõlemad energiat räägivad emotsioonidest, nii positiivne energia kui ka negatiivne energia. Ja siin on nüüd nii, teile võib tulla peale mingisugune innustus, inspiratsioon, puhang, tahe, midagi sellist nagu uut, ägedat, tahan, meeldib. Või siis üldse milleski olemasolevas tekib mingi selline uus tunne, uus emotsioon, nagu uus tunnete laine tuleb peale, uuenduslik, ütleme siis nii, kas siis täitsa uus või uuenduslik, et see on väga hea, see on väga positiivne, aga kui ta teile peale tuleb, siis tuleks see asi enne käiku laskmist väga ratsionaalselt läbi kaaluda. Ääretult negatiivne on see just nimelt, ma rääkisin positiivse energia puhul, et kui tuleb see mingisugune uuenduse laine teile, uus tunne, uus emotsioon, uus puhang, mingi inspiratsioon, mis iganes teil tuleb. Ja kui te lähete kohe sellega kaasa, lähete selle lõa otsas, nagu kalamees saab kala kätte see lõnge otsas ja siis tõmbab ta välja, võt teie lähete niimoodi oma emotsiooni nael, lähete sellega kohe kaasa, nagu satute sellisesse
kohe sellisesse kiusatusse ja sõltuvusse ja sellisesse kaasaminekusse kohe, et see on negatiivne. Sealt ei tule teile nagu midagi väga head. Pigem võite sattuda kuskile ebameeldivasse seotusse, ebameeldivasse võib-olla lepingusse, kokkuleppesse, ebameeldivasse sõltuvusse. See oleks väga negatiivne, aga mis oleks positiivne? Vot see uus, millest ma rääkisin, mis on positiivne. Aga enne kui te lähete selle emotsiooni lõa otsas, te võtate ja kalkuleerite ja arvestate kõik korralikult läbi. Te koostate skeemid, te koostate plaanid, jah, impulss kui selline on, aga te hakkate pihta punkt punkti haaval, etapi viisiliselt, kalkuleerida läbi, koostada plaan, arvestada ratsionaalselt, targalt, külmalt mõelda, külmalt läbi mõelda, hästi nagu teravalt oma ajusid kasutada selle juures. Vot siis te saate megatulemuse. Kui te jõuate selle täpse arusaamiseni, täpse mõistmiseni, täpse nagu resultaadi tulemuse, sihi, eesmärgi saavutamise arusaamiseni, vot siis ootavad teid väga tulemused. Aga kui te lähete selle, ma olen nendele tunnetele, emotsioonidele, ma olen nendele pakkumistele, ma olen kõigele nii avatud, ma tulen kohe kaasa, mulle meeldib, ma olen kõik, ma jooksen juba, ma olen kõigega nõus. Ja see algimpulss on tõesti hea, aga kui te niimoodi lähete, siis tõmmatakse teid nagu õnge otsa, ilma naljata. Aga kui seesama pakkumine, aga kui on kõik see kava valmis, millest ma teile rääkisin, punkt punkti haaval, süsteemselt, kuni viimse selle tulemuseni välja. Ehk siis läheb teil väga hästi, näiteks impulss. Võtame näiteks tunded, võtame armastuse. Et seda on siia nagu natukene raske nagu mõnel mõista siin selles kontekstis. Võtame, tekib mingisugune emotsioon, ma armun kellegisse ja siis läheb, jooksen, ma olen avatud, ma olen lahke, ma olen kõigeks nõus ja nii edasi. Ja vot siis tekib selline mingisugune, vot siis jäätegi sellisesse rolli. Tekib selline nagu mingisugune selline sõltuvussuhe. Aga kui teil tekib see emotsioon, armastus, tunnetus ja te hakkate ratsionaliseerima seda, te ei jookse pea ees, te ei jookse niimoodi käed laiali, tunded igale poole laiali hülpimas, vaid ja mulle meeldib see, aga nüüd ma mõtlen selle isiku osas kõik läbi, et kas kõik on täpselt selline nagu ma tegelikult tahaksin, nagu ma ette kujutaksin, et kas ma olen nõus nende ja nende asjadega, mis see inimene või see tulevane suhe mulle pakkuda võiks. No vot selline nagu läbikalkuleerimine, loomulikult ei saa, aga te peate nagu aru saama, kui te mingil teel hetkel juba mõistate, et minu jaoks on absoluutselt vastuvõetamatu midagi seal, et te plussid ja miinused kirjutate välja, et ma tean, et tal on sellised ja sellised negatiivsed omadused, aga ma olen nendega nõus ja ma sean endale eesmärgiks võib-olla isegi kunagi, et me kahekesi töötame selle välja, juurime välja ja nii edasi. Või siis ma saan aru, et tal on sellel inimesel on sellised omadused ja võt kuidagi need mulle ei lähe. Ja siis ma nagu saan aru sellest kõik, kuna tänu nendele omadustele ja ma ei suuda nende kunagi leppida, ma ei suuda nendega kunagi harjuda, ma ei taha neid, siis minu jaoks ongi see kõik selge, ma ei osale selles. Aga valdavalt on siin ikkagi nagu positiivsed arusaamist. Ma lihtsalt tõin nagu näiteks, et oleks nagu mingisugune mõte, aga
valdavalt on siin teil tegelikult selline, vot mingit lõpuni mõistmist on vaja, lõpuni aru saama, vot seda on vaja. Ja tegelikult, kui te midagi nagu lõpuni mõistate, lõpuni aru saate, siis see viib teid emotsionaalse täiuseni. Et sealt te saate aru, et see uus start, uus algus on see, mis toob mulle rõõmu. Mis pakub mulle rõõmu. Ehk siis kui see puhang tekib ja näiteks kui te leiategi, et see suhe või see inimene teile ei sobi, te jõuate sellisele järeldusele, siis te saate sellest ainult rõõmu. Jah, see impulss tekkis, aga see on teile tegelikult kasuks. Et te jõudsite ennem selle nagu välja kalkuleerida. Ma ei tea, kas see näide nüüd kõige parem oli, aga ma tahtsin nagu öelda, et siin võib olla kaks suunda. Et võib-olla arusaamine, et ma tahan, ma mõistan, ma saan aru ja võib-olla arusaamine, et ma ei taha, ma ei soovi ja nii edasi. Aga üldiselt on selline nädal, kus teil tuleb üldse väga palju arusaamisi, väga palju mõistmisi, väga palju selliseid eureka momente, väga palju nagu taipamisi. Et nüüd ma mõistan, nüüd ma saan aru, lõpuks ometi jõudis minuni. Vot mingid sellised momendid tekivad ja üldse nagu laske oma nagu mentaalsel, oma nagu sellisel ratsionaalsel, külmal, sellisel isegi kohati nagu kalgil, nagu sellisel jäigal, nagu sellisel mõtteprotsessil juhtida ennast, aga mitte nagu emotsioonidel. Et selline huvitav nädal. Soovin teile ilusat nädalat.